Etendus ei tohi olla säraküünal nääripuul, mis särab, kustub ja kaob. Nagu näitlejagi ei tohi olla säraküünlaks, millest midagi järele ei jää. Näitleja peab põlema järelejäämise pärast, mälestuste püsimise ning tundmuste kumamise pärast. Ta peab põlema kella 7 uuesti sündide pärast. Niisugune on näitleja ja säraküünla põlemine. Mõtlema panev on suure Rootsi näitleja Gösta Ekmani surmaeelse paradoksi tõde. Ma põleksin ära, kui ma ei põleks. Nagu juhtub saali neid, kes tulevad ennast või kostüümi näitama, nii juhtub neid ka lavale. Nagu juhtub saali neid, kes tulevad aega viitma ja meelt lahutama, nii juhtub neid ka lavale. Nende kutse pole kutsumus, vaid palgatöö ning tubli pensioni lootus, puhas amet populaarsuse peidetud võimalusega. Ma armastan teatrit selle hetke pärast, kui lavale astub näitleja mõtete valitseja, elu mõtestaja, inimhinge avaja. Kui lavale tuleb looja ümberkehastaja, inimese sisemaailma kujundaja. Ma armastan teatrit nende ümberkehastumise hetkede pärast, kui toimub näitleja ja kuju ühtesulamine, kui sünnib uus inimene mõttest, kujutlusest, intuitsioonist ja trükisõnast. Ma armastan teatrit nende suurte hetkede pärast, kus saali ning lava vallutab hingevõitev vaikus, sõnatu jutustus, kisendav paus. Neil hetkil murduksid nagu kaaned ja valgustaks hetkeline valguskiir inimhinge aimatavaid tagamaid. Ma armastan teatrit hetkede pärast, kui sähvab satiir, vallutab vaim, nakatab tuju, tuiskab temperament ja puhkeb improvisatsioon. Kui saal lõhkeb lõbust, kihistab pistest, rahvatab ootamatusest, möirgab situatsioonist, peatub paradoksist, jahmatab üllatusest, sest nakatus näitlejast, aga naeris iseennast. See juhtub siis, kui laval on tujude kuningas, pahede piitsutaja, aegunu ainulaadne hauakaevaja, komöödiant. Austage seda sõna. Ma armastan teatrit nende võluhetkede pärast, mille loob ajastu tukset tunnetav kunstniku hoolikalt valitud detail, valguse ja varju kokkumäng, helide ja värvide pidutsev pööris, nukker lüürika, kisendav ahastus või kristallselge mõtisklus. Ma armastan teatrit novaatorliku mõtte pärast, sisu ja vormi kaasaegsuse pärast, ajastu maitse ja kultuuri pärast. Teater, sa oled maitse ning ilutunde kool. Sest kui keegi on ilu näinud, ütleb Tammsaare Ramilda Mauruse suu läbi. See tähendab, kui keegi on ilu nähes ilu tundnud, siis saab tema ise seeläbi ilusamaks. Näitleja, pea meeles, kelleks sa oled kutsutud ja seatud. Ma armastan teatrit ta kõrge missiooni pärast. Ma ei armasta teatrit üleüldse, vaid teatrit, kus peegeldub meie linn, meie maa, meie kodumaa, kus peegeldub meie aeg tänases ja homses. Ma ei räägi rahvast üleüldse, vaid neist, keda tiivustab ja toidab meie aeg. Nad kogunevad kella 7 teatrisaali selleks suureks hetkeks, mille pärast ma teatrit armastan, sest siin on kõigi alguste algus,
kõigi järgmiste hetkede sünd. Ma ei räägi ka näitlejast üleüldse, vaid näitlejast kodanikust, näitlejast, mõtlejast, kelle loomingu sisuks on meie aeg. Ma möönan, võib olla elus ühekülgne, jonnakas, kidane, auahne, ülitundlik, aga mitte kunagi piiratud, ei mõttelt, hingelt ega kodanikutundelt. Ma ei kujuta ette suurt näitlejat, kes on üliihne, tundetu kevade ja sügise vastu, kes vihkab koeri, lilli, lapsi ja muusikat, kes ei jää peatuma, kui loojub päike või sirab linnutee, kelle süda ei kisenda rõõmust, kui meie raketid päikesesüsteemi avarusse kihutavad ja kes pole seadnud endale küsimust, kes ta on, see selgrooline, kelle teaduslik nimetus on Homo sapiens.